Ja ma arvan, et ma võin pidada ennast selliseks klassikaliseks juhtumiks, kelle elu muutus tänu üfule. Ja suuresti ma arvan, et võin öelda, et see, kes ma olen täna, olen ma ikkagi väga palju mõjutatud olnud üfust. Mu parimad sõbrad on täna üfu kaudu tulnud, parimad naljad ja võib-olla lisaks tudengiaastatele võiks öelda, et parimad aastad on möödunud nii-öelda üfu seltskonnas ja üfu asju ja üritusi korraldades, nii et hunnik häid mälestusi. Ja kui keegi mainib Hollandit, siis läheb alati südamelt soojaks, sest et siiani ma võin öelda, et see on mu teine kodu, mu teine perekond elab seal. Ma olen oma vahetusperega siiani väga lähedaselt kontaktis. Nad käisid mu pulmas. Mu Hollandi ema tuli 5 päeva peale oma lapse sündi oma Eesti lapselast vaatama, et see kõik on äärmiselt tore. Siis juhtus ka vahetusaastal palju toredaid asju, nimelt mina mängisin näiteks võrkpalli seal ja pühendasingi võib-olla kogu oma vahetusaasta nii-öelda isegi spordile võiks öelda. Ja siis sain ka nagu näha seda poolt, et kuidas siis Hollandis noortesport toimub, et kui palju perekonnad on kaasatud, et see oli minu jaoks võib-olla selline suurim üllatus, et kui Eestis võib-olla toimuvad noorte meistrivõistlused, siis käisid ainult minu vanemad niimoodi aeg-ajalt seal oma nägu näitamas ja üldiselt oli see selline noorte teha või lapsed ise käisid ja võistlesid ja mängisid, see oli nende hobi, siis Hollandis kaasati ikka kogu kogukond, et tõesti tuli kogu väike linn, kõik klassikaaslased ja perekonnad ja sõbrad-tuttavad, kõik tulid ikka bussidega kaasa ja tulid kaasa elama trummide ja vilede ja lippudega, et selles suhtes oli see võib-olla selline kogukonna näite mõttes oli see küll vägev elamus. Ja ma tulin ka Hollandi noorte meistriks, nii et see oli mu võib-olla vahetusaasta selline highlight, võiks öelda.